Möhviti maa ja ta kaaslased löödi Möhviti poolt nii kaua aega tagasi, et ainult ta ise ja Kõks ainuke pealtnägija mäletavad seda, siis tekkis maa peale Joosep teine inimene peale Kõksi. Kõks teates tõde läks ruttama Joosepile rääkima, mis juhtus, aga Joosep ei uskunud teda öeldes, kuidas saab mingi lendav asi tekitada minu. Kõks imestas, kuidas saab keegi arvata, et ta on Möhvitist tähtsam ja võimsam. Kõks proovis rääkida Joosepile tõtt, aga Joosep ei andnud oma valetega ja terroriseerimisega alla. Lõpuks ütles Kõks, targem annab järele. Möhviti oli rõõmus Kõksi üle, aga Joosepi üle oli vihasem kui tiigripuu ja neetis teda kõigide neetustega maailmas. Kõks palus Möhvitit, et Joosep ohverdada ja siis Möhviti kõneleb, kallis Hugo Kõks, ma olen õnnistanud sind möhvismiga ja sa tead, kuidas seda kasutada, et Joosepist jagu saata, ja nii Kõks läks oma missioonile. 1-2 Oskar Möhviti nähes Joosepi hirmsaid ja õudsaid ütlemisi, et Möhviti on lihtsalt mingi lolli Kõksi väljameeldis, saadis Möhviti maa peale Oskari ja ta venna Kaareli. Kaarel läks järgnes Joosepi käsilast Siimufkit ja iga kord, kui Siimufki rääkis, et Möhviti ei ole olemas, siis kohe Kaarel kasutas kindlat ja töötavat loogikat, et Siimufki peatada. Samas Oskar läks mööda maad ringi Möhviti eest ja rääkis igale inimesele Möhviti imepärasest teost. 1-3 Lauri oli tavaline inimene nagu Kaur ja Mikk. Aga siis, kui Kõks ja Oskar rääkisid talle Möhvitist ja ta imeteost ja kuidas tegi selle maa ning Kaareli kindlad loogikat, kuidas Siimufkil on igas asjas vale ja et Möhviti on olemas samal ajal. Kui Lauri mõtles, et kuidas see maailm ikka tekkis, kuidas sõper, kes tutvustas teda Kõksile ja Oskarile nimega Ats, päästis ta elu Möhviti viha eest, mis oli tekitatud Joosepi valetest ja Siimufki naiivsusest. Lauri õnnetuseks oli Atsi abi kasutu, sest ta ikka sai Möhviti vihaga pihta ja suri. Aga Lauri ärgas varsti uuesti ellu ja nüüd tänab ta Möhvitit iga päev oma elu päästmise eest, mis me teame on Möhviti vabandus, et Lauri sai ta vihaga pihta. 2-1 Möhviti ei teadnud, kuidas õieti karistada Joosepit ja ta käsilasi, aga siis andis Kõks talle idee, et kõik, kes ei usu möhvismi, muutuvad siis, kui nad surevad Möhviti orjadeks. Ainuke viis mitte olla Möhviti ori on kas uskuda möhvismi või ohverdada end Möhvitile. Möhviti saatis Kõksi kõigidele räägima pärastelust ning samuti sellest, et möhvism ja Möhviti on rahu ja armastuse ja mitte arusaamine pole kõige hullem mõtlemise tööjusk. 2-2 Kõks peale seda, kui Kõks räägis kõigidele möhvismi reegleid, läks ta avastama uusimaid, nimelt Ameerikat. Aga kõik seal on juba ühe teise lolli inimese valesi uskuma hakanud ja Kõks põgenes nende jubetuste kuulamise eest. Aga vähemalt jäi ta möhvistiks ja kõik seal nüüd teavad möhvismist ja et nad pärast surma on Möhviti orjad, nad saavad oma karistuse kätte. 2-3 Möhviti mõtles, et kõik on maailmas hästi välja arvatud üks asi, Ats, kes päästis ühe inimese elu, on Möhviti maal, kuna Ats uskus tõde, ei olnud ta Möhviti ori ja ta sai paratiisis rahulikult olla. Aga Möhviti ikka küsis ta käest, et äkki ta tahab tagasi maa peale. Ats ütles, ma tahan maa peale tagasi. Sest kõik peavad teadma sinust ja su heategudest. Kõigevõimas Möhviti kahjuks ei saanud Atsi lihtsalt maa peale tagasi panna, nii et ta otsustas, et ohverdab oma poja Hansu, et Ats saaks maa peale tagasi. 2-4 Kaarel tagasi maa peal on nüüd Oskaril ja Kaarlil abiks Ats, kes räägivad Möhvitist ja ta heategudest.
aga kurjus ikka ründas neid ja Joosep ei olnud veel ohverdatud Möhhitile. Siimufki üks Joosepi käsilastest oli üks vähestest kurja, paha ja vale rääkijatest, kes veel ei ole Möhhiti orjad. Kaarel, olles vihane Joosepi peale, palus Möhhitit, et kõik, kes Möhhitid ei usu ja tema järgmised 3 põlvkonda võiksid olla Möhhiti orjad. Möhhiti mõtles selle peale, sest ühes käes oleks see õiglane ja armastav, aga mingi veidra inimeste lolluse pärast mitte rahu hoidev mõte, nii et Möhhiti pidi inimeste lolluse pärast ühe otsuse mitte tegema. Kui Kaarel küsis Möhhitilt, miks, siis Möhhiti ütles selle põhjuse. Kaarel ütles seda Kõksile, kes rääkis seda kõigidele, et nad on väga suur õnn, et Möhhiti neid sellepärast oma orjaks neid tee.